Tere, hea Tallinna liikluspildi vaataja! Tänases saates räägime jällegi liiklusõnnetustest, aga räägime seda läbi liikluskindlustuse prisma. Vaatame, kui palju meil iga päev juhtub liiklusõnnetusi ja mis on need peamised liiklusõnnetuste põhjused. Samuti käsitleme tänases saates rehvide teemat. Tuleb välja, et M+S tähisega rehv, mis peaks tähistama talverehvi, ei olegi alati talverehv, mis sobiks meie kliimasse. Ja tänases saates vaatame üle ka Reiditee uue lahenduse ja räägime täpsemalt juba Reiditee projekteerijaga. Ja möödunud nädala liiklusraport. Möödunud nädala Tallinna liiklust iseloomustasid jätkuvalt tagantotsasõidud, aga samuti punase fooritule eiramised ja samuti pöördel vastastulijate mitte läbi laskmised. Ehk põhiline liiklusõnnetuste põhjus on siiski tähelepanematus ja loomulikult sõidukiirus, mis ei sobi tänastele lumistele teeoludele. Möödunud nädalal oli Tallinnas 12 suuremat liiklusõnnetust, mis oluliselt takistasid liiklust. Oli ümber suunatud liiklus seoses Gonsiori tänava ehitusega ja Laagnatee liiklus, mis läks Lubja tänava kaudu Tartu maanteele, tõi suurenenud liikluskoormuse Tartu maanteele. Seoses sellega ka liiklusõnnetused Sossimäe peal. Samuti olid liiklusõnnetused Laagnateel ja seal juhtus ka tõsine liiklusõnnetus, milles osales ühissõiduk. Iga liiklusõnnetusega kaasnevad vara kui isikukahjud. Kui palju juhtub iga päev Eestis liiklusõnnetusi, millised on liikluskahjud ja millal hüvitatakse ja millal ei hüvitata liikluskahjusid? Neid käsitleme järgnevas lõigus. Ja täna on meil Foorikeskuses külas Eesti Liikluskindlustusfondi juhatuse liige Lauri Potsepp. Meil on hea küsida härra Lauri käest, kui palju juhtub liiklusõnnetusi iga päev meie liikluses Eestis? No iga päev juhtub Eestis alla 90 õnnetuse ehk aastas neid õnnetusi on veidi üle 32 000. Ja nende õnnetuste hulka kuuluvad siis nii suuremad liiklusõnnetused, kus on ka kahjuks inimvigastused või surm, kui ka väiksemad plekimõlkimised. Jah, seal hulgas on absoluutselt kõik liikluskindlustuse juhtumid ja õnneks on tõesti nii, et enamik juhtumitest on kergemad plekimõlkimised. Kui juhtub liiklusõnnetus ja kindlustusselts või liikluskindlustusfondi kaudu toimub liikluskahju hüvitamine, siis kes tegelikult selle kahju kinni maksab? Kannatanule hüvitab kahju kindlustusandja, aga on ju päris selge, et kindlustusandja peab selle raha kuskilt saama ja kindlustusandja kogub selle raha kindlustusmaksetena kõigi autojuhtide käest. Seega, kui keegi autojuhtidest põhjustab liiklusõnnetuse ja sellega kaasneb kahju, siis kõik ülejäänud sõidukijuhid või sõidukite omanikud maksavad tegelikult need põhjustatud kahjud kaudselt kinni. Võib-olla nad ei tunne seda otseselt, aga siiski pisut mõjutab see kindlustuspoliisi hinda. Päris kindlasti nii see on. Kui toimub rohkem õnnetusi või need kahjud on summaliselt suuremad, siis on loomulik, et liikluskindlustuse hind tõuseb ja seda tunneb iga autojuht. On nii, et kindlustusandja proovib ju hinnata erinevate juhtide riski. Juht, kes põhjustab rohkem õnnetusi, see peab rohkem maksma, aga üldisena on tõesti nii, mida rohkem õnnetusi, seda suurem kindlustusmakse. Liikluskindlustuse liiklusõnnetuste statistika toob välja need kohad, mis on liikluses kõige ohtlikumad. Järgnevaks küsimegi arvamust. Milline koht on Eestis liikluses kõige ohtlikum? Palun öelge, kus on teie meelest kõige ohtlikum koht liikluses? Aga teate, kus kohas see on praegu remonditööd, kus kohas on Rocca al Mares, seal ringis on ja minu jaoks, ma ei tea, kuidas teised on. Milline koht teie meelest on kõige ohtlikum liikluses? Parkla. Parkla? Jah. Terve Tallinn. Aitäh teile. Kosmosepeatuse juures üks ristmik, mille kui sa üle selle lähed, siis sa saad minna Prantsuse lütsemi.
et see on siis jalakäijatele kõige ohtlikum? No seal pole foori ja siis seal on suur tee. Pärnu maanteel selle politseimaja juures ülekäigul juhtus õnnetus alles. Minu jaoks on Hiltoni juures ristmik. Hommikul tipptunnil sõidetakse raudselt, järjekindlalt terroristmik umbe. Ja kui tuled mere poolt, Narvamaade poolt, see on võimatu. Seal peaks olema hommikul inimene, kes reguleerib ja et muidu ei pääse eluga alati läbi. Kui vaadata nüüd liiklusõnnetuste juhtumisi liikluses, elavas liikluses, siis milline koht Eestis on kõige liiklusõnnetuste rohkem? No on ju üsna loomulik, et kõige rohkem toimub liiklusõnnetusi kohas, kus on palju sõidukeid ja kus on mingisugune selline liikluse ristumise koht, ehk siis kõige tavalisemalt on kõige ohtlikumad kohad ristmikud. Ja möödunud aastal oli selleks ristmikuks, kus toimus kõige rohkem õnnetusi, Tartus Riia ring. Ja mis kohad sellele siis järgnesid? Järgnesid siis Tallinnas erinevad ristmikud, mida läbis siis Tammsaare tee. Tammsaare teel on mitu suurt ristmikku, on see seal siis ristumine Pärnu maanteega, ristumine Sõpruse puiesteega. Need kindlasti on kohad, kus toimub palju õnnetusi. Meil statistikas on näha, et kunagine kõige õnnetuste rohkem koht Haabersti ring enam ei ole edetabelis. Meil on hea meel, et linn on võtnud ette ja selle ristmiku ehitamist alustanud. Seega loodame, et ka järgnevad siin meie selja taga olevad, graafikul olevad ristmikud saavad ümber ehitatud nii, et neis õnnetusi toimub vähem. Aga on ju selge, et ristmikul päris ilma õnnetusteta ei ole võimalik. Kui me räägime tänavaliikluses juhtuvatest liiklusõnnetustest, milline on selline tüüpiline liiklusõnnetus? Mismoodi see välja näeb? Kõige tavalisem on tagant otsa sõit. Ees olev sõiduk on peatunud, tavaliselt foori taga või inimest üle tee lastes ja tagant tulev sõiduautojuht või veoautojuht või bussijuht lihtsalt ei märka seda. Ja pidurdab liiga hilja niimoodi, et sõidab ees olevale tagant otsa. Kas leiab aset ka selliseid juhtumeid, kus lihtsalt pikivahet ei hoita ja sirgel lõigul näiteks toimub otsasõit? Loomulikult, see on ka üks põhjus, miks liiklusõnnetused toimuvad. Ehk eesolija saab pidama ootamatu või mitte ootamatu takistuse ees, aga tagantulija, kuna hoidis liiga lühikest pikivahet, enam pidama ei saa. On see põhjus siis selles, et nende autode massid on erinevad, rehvid on erinevad või juhi reaktsioonikiirus erinev. Tagant otsasõidud kui ka paiskumised vastassuuna vööndisse on sageli seotud just sellega, kuidas sõiduk teel püsib. Sõiduki teel püsivus on aga otseselt seotud rehvidega. Järgnevaks teemaks ongi meil rehvid ja uurime, milline on õige ja korrektne talverehv. Viimasel ajal on hästi aktuaalne teema sõidukite teel püsivus. Aare, ole hea, ütle, mis aitab suurendada sõiduki teel püsivust? Ütlen kohe esimese asjana, et kindlasti on korralik rehv. Et muidugi mõjutab sellele asjale ka see, kes on seal autoroolis, aga üldjuhul ikkagi rehv annab mingi osa, suure osa sellest, kuna auto ja maantee vahel nagu kokkupuude on siis ütleme käelaba ehk siis mingi 20 sendi ulatuses, seda korruta 4-ga ja see ongi see põhimõtteliselt, mis selle auto nii-öelda teel hoiab. Ehk sisuliselt 4 käelaba suurune pind sõidukist on see, mis on teega kontaktis ja kas ma saan õigesti aru, et mida parem rehv, seda parem on see kontakt? Jaa, kindlasti, et see on alati niiviisi, eks muidugi füüsikaseaduste vastu ei saa, et ka kõige parema rehviga ei suuda seda autot tee peal hoida, kui sa ikkagi kiirustad liiga üle ja vastupidi, eks ju. Et ikkagi rehvist oleneb muidugi palju. Millistel kuudel on kohustuslik kasutada talverehvi? Talverehvi on, ütleme nüüd, kui me räägime nüüd talverehvist, kui sellist me ei räägi otseselt naastrehvist, siis me võime hakata kasutama talverehvi, ütleme, MS-ina tähendab M+S märgistusega võib aastaringselt kasutada. Naastrehvi siis me võiksime hakata kasutada siis oktoober kuni
kuni siis aprilli lõpp, ehk siis tegelikult kohustuslik talverehvi kasutamise aeg on siis 1. detsember kuni 30. aprill äkki või? Mismoodi inimene ära tunneb, et tegemist on just talverehviga? Tegelikult on nüüd talverehvil esiteks on kõikvõimalikud märgistused rehvi peal, siis lisaks nüüd ütleme, kui nüüd lamellrehv ei ole, siis on ka naastud, et siis on nagu arusaadav, et naast on nagu mõeldud talvesõiduks, mitte siis suveks. Aga tihtipeale ei saa ka aru, et sellest, et kas ta on nüüd või ei ole, et siis tuleb ikkagi rehvimüüja poole pöörduda ja küsida nõu, et kas ta siis ikkagi on talverehv või ei ole ta siis talverehv, et meil siin pärast saab näitada. Üks vaataja on meile kirjutanud ja kurtnud, et tema ostis internetist rehvid ja rehvidel oli peale M+S märgis, aga väidetavalt olevat nendega lumistel teedel sõita sama libe kui suverehviga. Et kuidas seda kommenteerida? See on päris selline tihe probleem ja üldjuhul on see probleem puudutab ikkagi nagu suuremalt jaolt maasturite rehve ja suuremamõõdulisi rehve, millel on märgistus tõesti M+S, Smooth and Snow, või siis on märgistus talverehviks, mis näitab, et see on talverehv või on lubatud nagu talvel sõita, on siis see lumehelbeke. Meil on siin ka välja toodud üks näidis, et kus on konkreetselt nüüd see lumehelbeke peal, aga talvel temaga sõita meie oludes nagu ei soovita, kuigi seaduses on see jokk, et nagu võiks. Et ikkagi selliseid rehve nagu ei tasuks paigaldada talvesõiduks, et ikkagi paigaldada see, mis on nagu talveks ette nähtud. Aga miks tootja siis osadele rehvidele paneb peale lumehelbekese ja siis M+S tähise, aga ometiga ta ei ole soovitatav siis meie talves sõitmiseks? Miks see nii on? Jään vastuse võlgu, eks meil on kuskil on selline seadus vastu võetud ja Euroopas on kindlasti lõuna pool on võimalus seda mood and snow tõlgendada, et muda. Ehk siis nii-öelda linnamaasturid ja maasturid, nendel on ikkagi see, et nad käivad teinekord ka maantee pealt väljas, ehk siis mudas või midagi ja siit võib-olla tulebki see üldistamine. Et kui me võtame siis ikkagi selle mustri järgi ja siis nagu rehvi teiste omaduste järgi, siis on konkreetselt näha iga rehvi nagu paigaldaja müüja peaks seda nagu siis seletama kliendile või siis klient võiks nagu ise aru saada, et kui seda lamelli ikka nii palju siin ei ole ja ta ei ole ikkagi ka naastu või lisaks ei ole, et siis on nagu näha juba reaalselt, et see on meie olude jaoks kõlbmatu. Kui ma nüüd olen ostnud omale rehvid, näiteks interneti kaudu, need on mulle kohale toimetatud, on seal see M+S ja lumehelbeke ja mulle tekib kahtlus, et aga äkki nad ikkagi ei ole mõeldud meie talves sõitmiseks. Mis ma siis tegema peaks? Noh, internetis on olemas kindlasti mingisugune variant, et tagastamisõigus. Võib-olla sealt kuidagi niiviisi nendega kokku leppida, tagasi saata, aga tihtipeale tellitakse rehvid varem valmis internetist ja siis tagastamisõiguse aeg on möödas. Siis peaks ikkagi rehvi paigaldajaga nagu suhtlema ja küsima, et kas oleks nagu mõttekas neid paigaldada. Et siis lihtsalt on see, et panna kuuri või keldrisse või hoiustada kuskil rehvi nagu firmas, kellel on hoiustamise nagu tingimused, et siis kasutada seda suvel lihtsalt. Ehk kas ma võiks ka pöörduda näiteks rehvi töökotta enne, kui ma internetist need rehvid tellin ja küsin, et kas need on ikka meie talves sõitmiseks? Ma arvan küll, et see igas rehvi töökojas kindlasti tullakse kliendile vastu, on juhuseid küll, kui umbes et öeldakse, et meie käest ei osta, siis meie käest ka infot ei saa, aga väga väheseid ma arvan. Et ükskõik millisesse rehvi töökotta pöörduda ja siis oma mudel, mis ta on välja võtnud siis, või siis nüüd tänapäeval nutikast või ükskõik kus kohast, siis näidata, mida te tahate osta ja siis küsida lihtsalt nõu, et kas see on meie hooajale vastav ja kas see sobiks mulle, et rahakoti puhul, et kui see on rahaliselt või hinna poolest sobib, et kas ta siis sobib ka nagu kõige muu poolest. Kas te oskate öelda, kuidas peab olema tähistatud talverehv autol? Lumemärk on kindlasti peab olema. Aga veel midagi? Kuulge, ma ei tea, ma ei mõelnud selle eest. Kui reilid on olemas, siis ma teen neid ja kogu lugu. Ei tea. Teie autol on suverehvid, talverehvid? Talverehvid ikka. Lamellid?
Ahah, kus te teate, et ta on talverehv täpselt? See sai just vahetatud. ei, neil on 3 nurkmärgid seal taga, siis on kohe väljast näha, et on korralikud kummid all. Aga rehvi enda peale ei pea mingi kiri olema? Vaevalt küll. ma ei tea, ma käin ja vahetan neid ise seal teeninduses, nii et ma ei oska öelda. Igaüks peab hoolitsema selle eest, oleks õiged rehvid all. Naastrehvid või no selle, ühesõnaga mitte sõita mitte korraliku rehviga. Kuidas sina praktikuna ütled, et kui vana rehv võib olla, et teda oleks veel mõistlik, ütleme, talvetingimustes autole alla panna? See on jälle selline kahe otsaga asi, et praegu küll pakutakse välja, et kummi mingisugune omadus muutub mingi 5-6 aasta peale, et siis ta muutub jäigaks ja siis teda ei ole mõttekas enam kasutada. No eks ta õige on, et me oleme siin ise ka näinud inimesi, kellel on üle 10 aasta rehvid vanad ja rehv on nagu uus, kuna sõidetakse vähe, aga see on ka tõesti nagu plastmass, et siin salvokelk naastudega, et sellel ei ole nagu pointi nagu. Aga võib-olla oleks ikkagi niiviisi, et kui igapäevaselt autot kasutada, ükskõik kas naastrehvi puhul või lamellrehvi puhul, et noh, see 2 aastat on ikka selline 2 talve ja siis ta on nagu oma nagu asja üle ära elanud, ütleme. Kui siis vähem kasutada, siis ikka jah, kuskil 5-6 aastat on selline, noh, erinevalt, olenevalt jälle siin tulevad jälle mängu firma, nende tehnoloogia ja kõik muud asjad, et päris üheselt ei saa seda jälle võtta. Ja milline oleks praktiline soovitus siis autojuhile, autoomanikule, et ta püsiks kindlalt teel? Korralikud rehvid ja õige kiirus. Ega siin ei olegi muud. Kindlasti õige pikivahe, teeoludele vastav sõidukiirus ja loomulikult M+S tähistusega rehvid, kus on lisaks veel lumehelbeke ja 3 tipuga mäemärk. Aga jätkame liikluskindlustuse teemadel. Millised liiklusõnnetused on siis järgmisel kohal pingereas peale tagantotsasõitu? Järgmisel kohal on õnnetused, kus 2 teed ristuvad, üks auto tuleb üht teed mööda ja teine teist teed mööda ning see, kellel on tee andmiskohustus, on ta siis liiklusmärgi või valgusfoori tõttu, ei pane seda tähele ning sõidab otsa sellele, kellel on sõidu eesõigus. Ehk risti suunas liikuvate sõidukite kokkupõrked ristmikel. Ja sellele järgnevad õnnetused reavahetusel. Ehk sõiduki juht soovib rida vahetada ja ei märka, et kõrvareas on juba sõiduk ja siis see kokkupõrge ka toimub. Tegelikult praegu ma teie jutust järeldan seda, et on 3 põhilist õnnetust. On tagantotsasõit, on kokkupõrge ristuval teel liiklejaga ja on reastumisel toimuv kokkupõrge. Ehk tegelikult need on ju kõik seotud tähelepanuga. Kas ma saan õigesti aru? Jaa, nii see on, et sellises tavalises teeliikluses on need 3 põhjust kõige levinumad ja autotootjad on ka ju seda tabanud, et täna ju on paljud autod, mis siis annavad märku, et reavahetusel ole ettevaatlik, teine auto on ees või ka autod, mis juba pidurdavad siis, kui juht ise seda ei tee. Nii et meie loodame küll, et loomulikult juhid peavad jätkuvalt olema tähelepanelikud, aga autode areng loodetavasti neid õnnetusi vähendab. Kas te oskate öelda, kui palju meil liigub liikluses ringi sõidukeid, millel puudub kohustuslik liikluskindlustus? Me oskame seda hinnata. Me teame seda, et 2% õnnetustest põhjustatakse sõidukiga, mille liikluskindlustust ei ole. Nii et võiks öelda nii, et umbes 10 000 on sellist sõidukeid. Ka iga televaataja, kes täna siin seda saadet vaatab, võiks korra üle mõelda, kas ta liikluskindlustus kehtib ja seda ka kontrollida liikluskindlustuse fondi kodulehelt. Üks vaataja on küsinud meie käest, et kui juhtub liiklusõnnetus, mille ta paneb või põhjustab joobe seisundis juhtides, kas siis liikluskindlustus hüvitab tekitatud kahju? Ja kannatanu on õigus hüvitist saada. Ehk kui kahju põhjustab inimene, kes on joobes, siis tema tekitatud kahju maksab kinni tema liikluskindlustuse kindlustusandja. Küll aga peab joobesjuht arvestama sellega, et peale selle, kui kahju on hüvitatud, esitab kindlustusandja talle tagasinõude kogu selle kahjusumma ulatuses. Liiklusõnnetusest võib kaasneda varakahju sõiduki remondi näol
või on vaja uus sõiduk osta, kui sõiduk maha kantakse, aga samuti ka isikukahju, mis puudutab siis ravikulusid. Ehk kui joobes juht põhjustab liiklusõnnetuse, kus on suur materiaalne kahju ja kui sellega kaasnevad ka suured ravikulud, siis kes selle lõpuks kinni maksab? Kui sellise kahju põhjustab joobes juht, siis lõpuks küsitakse seda raha kindlasti selle kahju põhjustaja enda käest. Ma nii palju teid küll täpsustaks, et see asjakahju ei ole mitte ainult sõidukite kahjud, vaid ka kahjud hoonetele, rajatistele ja isikukahjud mitte ainult ravikulud, vaid ka saamata jäänud tulu, taastusravikulu, kulu vajaduste suurenemisest, nii et see kahju võib olla väga-väga suur. Kui õnnetus on nii traagiline, et keegi siit ilmast lahkub, siis kindlustusandja maksab tema ülalpeetavatele ülalpidamishüvitist senikaua, kuni sel hukkunul oleks olnud kohustus ülalpidamist ise anda. Samamoodi matusekulud, aga tõesti, kui inimene jääb töövõimetuks, on see siis ajutine või püsiv töövõimetus, siis kindlustusandja maksab talle saamata jäänud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu. Seega joobes juht istudes rooli võtab endale selle riski, et kui ta põhjustab suure liiklusõnnetuse, tuleb tal omast taskust sisuliselt kinni maksta kõik tekitatud kahjud, sealhulgas kannatanute ravikulud, pluss veel võimalikud toitjakaotuse ja muud hüvitised ja kulud. See on ju meeletu summa, et kas nad suudavad seda kinni maksta? No, kui kahju on väga suur, siis võib juhtuda tõesti niimoodi, et oma eluaja jooksul ei suuda, aga nad maksavad ja maksavad igakuiselt siis nii palju, kui suudavad. Et kindlasti joobes rooli istumisel ei saa olla mingisugust vabandust või järgi mõtlemist, nii et nii on. Enne kui mõni tee valmis saab, tuleb teda projekteerida, tuleb teda kooskõlastada, tuleb teha rida toiminguid, arvestada mitmete normdokumentidega. Selleks, et saada parem ülevaade, me küsime seda kõike Reiditee projekteerijalt Taavi Agasillult. Kõik hakkab üldplaneeringust. Kõigepealt tehakse üldplaneering ja seejärel on üldplaneeringu kooskõlastamine. Üldplaneeringuga teede ehituse puhul valdavalt määratakse teekoridorid, et kus see tee siis konkreetselt asuma hakkab. Detailplaneeringuga määratakse pigem rohkem seda, mida konkreetselt ehitama hakatakse, ehk siis hoonete juures. Ja teede puhul tavaliselt detaile väga palju tehta. Kui nüüd on üldplaneering ja detailplaneering paigas, mis sellele järgneb? Sellele peaks järgnema siis ehitusprojekti koostamine. Ja kui on üldplaneeringuga ja ka detailplaneeringutega paigas näiteks teekoridor, siis läheb tee projekteerimiseks, selleks kõigepealt tellija väljastab projekteerimise lähtetingimused ja kuulutab välja siis riigihanke, linna või riigi puhul siis. Ja siis selle hanke võitja hakkab projekteerima seda, mis talt telliti. Reiditee lugu läheb tagasi kuskile 1980. aastatesse, kui ehitati Pirita teed ja juba toona unistati sellest Reiditee ehitamisest. Toona see ei saanud teoks, kuna see tegu oli siis suletud alaga ja siin lihtsalt ei saanud teed ehitada. Miks ei saanud Pirita teed ehitada ja Reidi teed? Pirita tee ehitati, aga siin ei olnud suletud ala. Pirita tee ehitati osaliselt merre. Merre ehitati kuni 40 meetrit isegi. See oli siis pinnase täitmisega? Jah, täide, kaldakindlustus, kõik koos. Ja see ehitati mis aastatel umbes? See ehitati Moskva olümpiaks aastal 80. Reidi tee on siis Tallinna põhjapoolne möödasõit. Enam sellest rohkem põhja poolt meil kuskile minna ei ole. Oleme juba lahes. Reidi tee üks eesmärkidest on teenindada sadamaid, aga teisalt on kindlasti Reidi tee eesmärk ka lasta linnal kasvada ja just nimelt selles vahetus Reidi tee kontaktvööndis nüüd nende samade detailplaneeringute raames planeeritakse linna arendust. Kui nüüd Gonsiori tänav muutub muutsuuna liiklusega teeks, kas siis Reidi tee tähtsus suureneb või väheneb? Gonsiori tänaval on tulemas ühistranspordi eelistusega tee. Ja seal kindlasti see tavalise mootorsõidukite liikluse läbilaskus väheneb seetõttu. See tähendab, et ülejäänud liiklus peab kuskile mujale hajuma ja ida poolt lähenedes täna on meil ainult Narva maantee. Me juba kõik teame, mis olukord on täna Narva maanteel, et
et siin oleks vaja leevendust ja nii-öelda ainukene loogiline koht, kuhu seda liiklust suunata, seetõttu ongi Reidi tee. Hiljutiste uudiste valguses tehti otsus, millega vähendati sõiduradade arvu Reidi teel Russalka piirkonnas. Kas te olete vaadanud ka nüüd projekteerijana üle, mida see toob kaasa liiklusele? Olete seda modelleerinud? Ikka, jah. Ja kokkuvõtvalt võite öelda siis mida? Eks selline nii-öelda poliitiline liikluse projekteerimine ei ole tavapärane ja see kindlasti ei ole ka korrektne. Ja mis ta siis kaasa toob, on see, et nii-öelda võib-olla päris mitte siis, kui see projekt avatakse, ei ole ummikud, aga hiljem, kui sinna Reidi tee kõrvale on ehitatud välja hoonestus, sadama korralikult töötab ja siis nii-öelda see ummik võib hakata ka moodustuma nii-öelda Reidi tee Narva maantee ristmikult linnast väljuvas suunas ja ulatada isegi võib-olla Ahtri tänavani. Kui rajatakse kusagile suur, lai, ilus tee, mida see tavaliselt kaasa toob? No kui me linnas ehitame tee, siis eelkõige me näeme just nimelt selle tee kõrval oleva piirkonna kasutusele võtmist. Näiteks me oleme ehitanud aastal 2013 Ülemiste mitmetasandilisi liiklussõlme ja nüüd liiklussõlme juures me täna näeme, kuidas Ülemiste City muudkui kasvab. Täna neil on juba 10 000 elanikku. Alles hiljuti me ehitasime Kalaranna tänava. Kalaranna tänava kontaktvööndis on täna suures arenduses nii-öelda Noblessneri kvartal. Seal on olemas lennusadam ja lennusadam ja Noblessneri vahele juba planeerib oma tegevust nii-öelda IT-agentuur. Ehk siis see kõik toob nii-öelda Eestisse raha, arenguid, töökohti ja arendab majandust. Kas aitaks kaasa ka mõtte maailma muutus, et näiteks auto asemel ikkagi kasutada ka tasuta ühistransporti? Kindlasti ühistransport on nii-öelda ruumi kasutuselt palju efektiivsem kui auto. Et kui me tahame täna vedada suures koguses kaupa, siis me ei vea seda sõiduautoga, me võtame selleks kaubaauto. Samamoodi inimestega, et kui me tahame vedada palju inimesi väikse ruumi peal, siis me peaksime selleks kasutama ühistransporti. Milline võiks olla liikleja gruppide eelistusjärjekord projekteerimisel? Kellest alustate, kellega lõpetate? No see on nüüd lihtne küsimus, et uues linnatänavate standardis on see selgelt välja toodud. Alustame vaegliiklejatest, jalakäijad, jalgratturid, ühistransport ja mootorsõidukid. Täname teid saadet vaatamast. Need olid selle korra teemad. Kui teil on huvitavaid juhtumisi või olukordi, millest te tahate rääkida ka teistele liiklejatele ja millest võib olla kasu liiklusohutuse tagamisel, siis palun andke sellest teada Tallinna Liikluspildi Facebooki kontole. Aitäh vaatamast ja ohutut liiklemist!